Tere taas kõigile! Tahan selles videos rääkida natuke hüpnoosist ja hüpnoteraapiast. Mis see endast kujutab, mis on hüpnoos ja miks hüpnoos ja hüpnoteraapia võiks olla kasulik? Miks on midagi, mida proovida? Näiteks, miks seda proovida kui teraapia viisi? Ehk siis natuke lähemalt sukeldun sellesse teemasse ja jagan oma teadmisi ja praegust tunnetust sellel teemal. Hüpnoos võib öelda on lõõgastusseisund, mis on tahtlikult esile kutsutud ja juhendatud. Ehk siis see on midagi, mis on esile kutsutud ja selle kutsub esile ja seda juhendab terapeut või hüpnotisöör. Ehk siis keegi, kellel on oskused selles vallas, kes on seda õppinud ja kes oskab seda seisundit esile kutsuda. Võib ka öelda, et hüpnoos on sild ja ligipääs meie alateadvusesse. Ja mis on alateadvus? Alateadvus on psüühika osa, kus on meie teadvustamata ja peidetud tunded, mälestused, kogemused, haavad ja traumad, hoiakud, uskumused ja programmid. Hüpnoos on tugevalt seotud ajulainetega ja ma räägin sellest, mil viisil see on seotud. Et ajulained, mis on oluline teada just seoses hüpnoosiga, on see, et meie aju toodab 5 erinevat ajusagedust, et meie aju on siis võimeline tootma 5 erineva sagedusega ajulainet. Ja need ajulained on alfa, beeta, gamma, teeta ja delta. Natukene põgusalt igaühest neist. Alfa ajulained esindavad siis nii-öelda lõõgastunud meditatiivset ja unelevat meeleseisundit, et alfalained esinevad unistamise ja fantaseerimise ajal ja alfa tasandit kasutatakse ka erinevates tervendamispraktikates, näiteks reikis, ka erinevad hingamispraktikad toovad esile alfa ajulained, muudavad need aktiivseks ajus. Siis on beeta ajulained, mis on aktiivsed siis, kui me mõtleme, räägime ja suhtleme. Siis on nii-öelda aju beeta sagedusel. Beeta seisund on siis aktiivne ja erkseisund. Siis on gamma ajulained, mis on kasutusel ja aktiivsed siis, kui me õpime ja infot töötleme. Gammalained osalevad nii-öelda aktiivses mentaalses tegevuses ja ka taipamises ja teadlikkuses. Ehk siis, kui me töötleme mingit infot, analüüsime, loome näiteks ka uusi seoseid. Teeta ajulained, mis on ka 1/5 ajulainest, on siis seotud väga sügava lõõgastusseisundiga. Teetalained ongi kasutusel hüpnoosis, et kui hüpnoosi seisund kutsutakse esile, siis on aktiivsed üldiselt teetaajulained. Teetaajulained on ka aktiivsed siis, kui meil on uinumise esimene faas, ehk siis kui me hakkame uinuma. Ja teetalained on seotud inimese alateadvusega, nad valitsevad teadvuse ja alateadvuse vahel asuvat meeleosa. Ja sellepärast siis ka see, miks hüpnoosi kasutatakse selleks, et alateadvusele saada ligi. Teeta ajulainete sagedusel on nii-öelda hoiul ka meie mälestused ja tunded ja teetalained valitsevad ka osa, mis on seotud meie hoiakutega, uskumustega ja käitumisega. Ja natuke lähemalt ma räägin sellest ka hiljem, miks see on oluline ja mis siis hüpnoosis nii-öelda teha saab just seoses nende teetaajulainetega. Aga ma räägin enne sellest ka põgusalt, mis on delta ajulained, et delta on siis kõige nii-öelda sügavam lõõgastus ja delta ajulained ilmnevad sügava une ajal.
Aga tulles nüüd tagasi hüpnoosi juurde, hüpnoteraapia juurde ja teeta-ajulainete juurde, siis hüpnoos võimaldabki läbi viia sügavat tervendamist ja tervenemist just tänu sellele, et me läheme sinna teeta-ajulainete sagedusele ja sinna ossa ja alateadvusesse, kus on siis kõik meie uskumused, hoiakud, programmid, haavad, traumad, nagu ma ütlesin, kõik see, mis on meisse elukogemuste ja ka eelmiste elude jooksul salvestunud. Ja seda on võimalik sinna minnes muuta. Ja hüpnoos võimaldab esile kutsuda ja luua reaalseid, nähtavaid, tajutavaid ja märgatavaid muutusi enda elus ja kõikides eluvaldkondades. Ja selle tõttu on hüpnoos väga efektiivne. Hüpnoos ja selle erinevad väljendusviisid on aastakümnete pika aja jooksul leidnud tõestust ja palju rakendust, näiteks psühhoteraapias, näiteks psühholoogias, meditsiinis ja ka teistes eluvaldkondades. Hüpnoteraapia on ka kasulik tööriist, et teha meid teadlikumaks iseendast, suurendada teadlikkust sellest, mis toimub ka meie kehas, alateadvuses. Ja see on seotud sellega, mis ma ütlesin, et see viib meid ühendusse sellega, mida me ei tea hetkel, mis on peidetud ja varjatud. Ehk siis need meie peidetud ja varjatud tunded, käitumised, uskumused, hoiakud, programmid ja võimaldab neid muuta läbi selle, et me neid teadvustame ja töötame nendega hüpnoosi seisundis siis. Hüpnoos aitab ka saavutada, näiteks luua ühendust oma sisemise lapsega, erinevate alateadlike osadega, see on seotud osade teraapia ja osade kontseptsiooniga, ehk siis võimaldab meil minna ühendusse ja luua ühendus ja töötada nende peidetud osade, peidetud minadega, millest me ei olnud varem teadlikud. Ja me saame läbi sellega näiteks läbi hüpnoosi teadlikumaks oma alateadlikest motiividest, alateadlikest mustritest, mis võimaldavad meil siis neid muutes omakorda luua muutusi oma elus ja need muutused on sügavad ja need on nähtavad ja reaalsed. Et selle tõttu siis ongi, võib öelda kokkuvõtlikult hüpnoteraapia nii efektiivne, sellepärast et see läheb otse sinna kohta meie psüühikas ja alateadvuses, kus ongi see tasand, need mustrid, hoiakud, millest ma rääkisin, mis nii-öelda kogu aeg taasloovad neid kogemusi meie elus, mida me kogeme. Võib-olla neid taasloovad neid haavu, neid sündmusi, selleks, et me saaksime neid tervendada, et need uuesti ei ilmuks. Ja selleks on vaja sinna nii-öelda alateadvuse ossa pääseda. Ja hüpnoos on selleks tõestatud suurepärane meetod, et seda teha. Kui sa seda videot kuulasid ja sind hakkas hüpnoos rohkem huvitama või hüpnoteraapia, siis kirjuta mulle, võta minuga ühendust, ma teen hüpnoosi seansse, kasutan hüpnoteraapiat oma teraapiaseanssidel samamoodi ja läbi hüpnoosi sa saad minna ja tegeleda oma siis teemadega, kus sa oled võib-olla kinni või mingid haavad teemad, mis sul on tervendamata või mida sa soovid vaadata, et miks mingid asjad sinu elus toimuvad ja miks nad korduvad. Ja, et kui sa tunned, et see teema sind kõnetab, võta minuga ühendust, ma panen selle video alla oma meiliaadressi ja oma kontaktid ja näeme juba järgmistes videodes. Aitäh, et kuulasid seda videot ja ilusat päeva sulle. Kõike head!